No nii, tere tulemast uuel nädalal, uuel neljapäeval jälle vaatama Petrolheadsi podcasti või kuulama. Täna on minu kõrval Tarmo ja aitäh kindlasti meie sponsoritele, Balterile ja Glassdrive'ile, et tänu neile see podcast siin töötab. Nii et minge vaadake oma esiklaasid ja refid üle ja vajadusel siis glassdrive.ee või balter.ee vaadake üle. Täna on meil külaliseks Anti Soo, keda enamus autohuvilisi teavad ilmselt lehe 100autot.ee omajana või kasutajana või sinna kirjutajana. Loojana. Et temaga siis räägime tema autodest, kuidas ta sai autohuviliseks ja räägime ka niisama üldiselt autodest, elektriautodest, bensuautodest, vanadest ja uutest. Nii et jääge lainele. No nii, tere Anti, lõpuks oleme sinuga saanud siia meie podcasti jutustama oma elust, olust, asjadest. Et tere tulemast. Tere, ka minu poolt. Et tavaliselt alustamegi otse algusest kohe, ka sinuga võiks samamoodi teha, et sa oled täna, peaaegu 100 autot omanud või juba rohkem, ma isegi enam pole järge pidanud. Ikka vähem veel. Ja pluss veel autoajakirjanik, aga et kust see nagu kogu see siuke autoskeene teema sinu niimoodi, kas täpselt samamoodi nagu mõnel, et kuskilt tead peres kellelgi kuidagi oli midagi juba seost või? No siukest autoajakirjanduse või kirjutamise osa üldse tegelikult ei olnud. Vanaema mingil määral tegeles kirjutamisega, aga ikkagi väga vähe, et seda otseselt ei olnud kuskilt. Ja eks isa kogu aeg tegeles mingite erinevate autodega, siis sealt siuke autopisik on väikses peale küljes, et seal lubati teinekord maal pesta neid ja natuke sõita ja manööverdada hoovis, et kuidagi meeldis ja tore oli. Aga ega ma nagu kunagi siuksele autoajakirjanduse peale nagu ei olnud mõelnud küll, et ma hakkaks siukest asja tegema üldse. Et see tuli ka täiesti ikka suhteliselt siuke puhtjuhuslikult. Et kuna ma neid autosi ka varasemalt enne, kui ma kirjutama hakkasin, ikka vahetasin, mitte küll nii tihedalt kui praegu, aga ikkagi üsna tihti. Ja nendega juhtus kogu aeg midagi, mingil põhjusel. Ja siis mingi hetk oli see, et sa ei vitsi sama lugu 10 korda rääkida, et mis sul juhtus. Mõtlesin, tead, ma panen kirja ja siis saad sõpral lugege sealt ise, et siis ei pea kogu aeg jahvatama. Ja sa hakkasidki vaikselt kirja panema, saatsid sõpral laiali, siis mõtlesin juba, et äkki keegi tahab veel lugeda seda. Siis natuke kuskil veel levitasid seda teksti ja sealt hakkas kerima, et kui sul selline kriitiline mass jälgijaid juba taha tekkis, siis kogu see protsess läks nagu ka hooga käima, et siis juba tekkiski see, et kui varem vahetasid autosid võib-olla poole aasta tagant, siis juba, et mingit sisu tekitada, siis 2 nädalat või 3 nädalat oli auto hoovis olnud, siis juba mõtlesid, et inimesed juba ootavad. Jah, kõik aeg ära müüme. Ja eks tegelikult see kogu see müümise ja ostmise protsess ise on ka nagu üsna põnev. Et eriti see alguses otsimine, et sa otsid taga mingit autosi, uurid, käid, vaatad neid ja selles uue asja saad, siis see on alati äge ju. Sa said mingi uue autosse, esimene emotsioon on ikka siuke, et okei, mõnel puhul ta on lahtunud niimoodi mõne tunniga ära ja mõnel puhul on ikkagi nagu jäänud kestma. Ja teine pool on see, et hästi põnevaid inimesi näeb. Et kusjuures päris paljudega, kellele ma olen siis müünud või kelle käest ostnud, tänaseni suhtleme päris aktiivselt. Et tõesti leidnud väga ägedaid inimesi sealt, nii et aegalt helistad ja kirjutame niimoodi ala üle päeviti. Tõesti väga ägedate inimestega kokku puutunud ja samas muidugi näeb seal ütleme, ka väga huvitavaid inimesi, teises mõttes huvitavaid inimesi. Et jah, ma siin väga konkreetseid näiteid ei hakka tooma, et ma näeb ja kuuleb ja vaatab, aga siiski jah, et ja pluss siis see, et eriti kui need odavama otsa autod on, siis nende peal saab ju katsetada igasuguseid asju. Et kuidas näiteks ise värvida autot või mingit asja vahetada või kõige sükest poolt. Et kui sul on mingi korralik igapäevaauto, siis seal ei lähe ju ise spreiga kallale sellele. Aga kui sul on siuke 1000-eurone frontmaja ja siis hind ei muutu või kui siis ainult nagu kõrgemaks. Selles mõttes, et kui välja tuleb, siis nagu võib-olla isegi läheb kallimaks. Kui välja ei tule, siis ta maksab ikka sama vähe, kui ta enne maksis. Et selles mõttes jah, ja kuidagi, ütleme see ekstraselt blogist hakkaski. Ja siis mingi hetk oli see, kus pakuti erinevaid autosid proovida. Aga ma see blogi nagu hoidsin ikkagi väga konkreetselt ainult nagu enda autode sisuna. Nüüd on natuke olen siin hakanud muid asju juurde panema.
aga siis ei taht panna sinna, jube ägedaid autosid pakuti proovida. Ja siis mõtlesin ka, et mis ma siis teeks või kuidagi nagu võiks just kirjutada midagi teha ja siis tollel hetkel Autogeenius oli veel eraldiseisev, ei olnud Autolehega ühes pundis, ei olnud veel Ekspressi all. Ja siis ma kirjutasin sinna, et kuulge, et mul siin nagu aeg-ajalt teen niisugust asja, et aeg-ajalt pakutakse mingeid asju, et äkki saab sealt avaldada, mingi veebiformaadis. Käisin jutustamas nendega ja siis sealt nagu see pall veerema hakkaski põhimõtteliselt. Ja kusjuures sellega läks päris hästi. Eks mul tekst oli siuke, et härra Tähepõld pidi seal ikkagi nagu sõnu ja lauseid välja korjama, et läks kohati liiga mahlaseks. Täna on natuke siin, ütleme, endal võib-olla ka harjunud rohkem siuke veits korrektsemalt kirjutama, et siuksed, kus Tähepõld küsis, et kuule, et kas selle maja võib siit asendada mingi muu sõnaga näiteks, nii et davai, võtame välja. Aga kuidagi jah, need nagu toimisid seal tollel hetkel päris hästi. Siis mäletan, et ma vist sügisel hakkasin kirjutama ala septembris sinna ja siis tehti uue aasta algus nii-öelda eelmise aasta top 20 kõige loetumad kogu Geeniuse portaali lugu, kus sees olid ka mingid need kinnisvarad, äri, kõik, ütleme kogu ampluaa, mis neil oli. Ja siis, kui ma 5 looga sinna top 20 sain, siis ma olin nagu päris rahul. Sest, et mul mingid niisugust ju... Kõige loetavamat ei saanud endale? 3. kohale läks kõige loetavat ei saanud. Aga 3. koht oli ikkagi niisugune, et mingit vastavat haridust või tausta ei ole. Et siis said aru, et tegelikult eestlastele niisugune kasutatud käru läheb ikka nagu hästi korda. Et siis nagu põhimõtteliselt seda suunda nagu suuresti seni tänaseni hoidnud. Ja sul taust on ju tegelikult IT. Jep, igapäevatööd ikkagi paned klaverit. Ja siis ongi hea, et saab vahepeal nagu näputelliseks teha ja mingi mingit imelike autodega tegeleda. Ja, sest mingi vahe oligi siin mõned aastad, aga enne kui ma seda blogi kirjutama üldse hakkasin, siis ma mõtlesin juba, et ma lähen ostan mingi laserpingid ja muud asjad ja hakkan vineerist midagi tegema, sest et sa teed kogu aeg mingit virtuaalset asja, sa ei saa seda katsuda, sa ei näe seda, ta on niisugune nagu mingi asi kuskil. Et niisugust teistsugust füüsilist väljundit vaja, et siis tekkiski see nii-öelda autodega hobi nagu läks rohkem käima niimoodi. Ja siis täna hea meelega teed IT-d edasi, sest et on mingi teine väljund olemas, et jah. Põhitööd ei sega veel või on vastupidi? IT on rohkem hobi osa praegu? No eks selles mõttes, et muidugi tahaks nende autode valdkonnaga palju rohkem tegeleda, aga paraku ütleme see Eesti väiksus on ühtepidi nii pluss kui miinus, et pluss on see pool, et ütleme, saad toimetada, liiga suurt konkurentsi ei ole. Et ütleme, kui teeks mingis usas, siis sa kuskilt ilmselt ei paistagi välja, kui sa just väga kuidagi mingi väga head nurka ei leia. Aga teistpidi ka selles valdkonnas, ütleme, finantsi ka ei liigu Eestis. Et puhtalt selle pealt elatuda, siis täna nagu ei näe, kuidas nagu arved makstud saaksid. Et ei muidugi, oleks kuidagi võimalik, siis ma selle autode kallal toimetakski, ütleme, hommikust õhtuni. Et seda enam, et ma siin mingi hetk hakkasin niisugust liikuvat pilti ka tegema, siis selle ajakulu on päris niisugune arvestatav. Vahepeal ongi mingi nädalad on, kus nagu panedki niisugune 4 tundi öösel, 5 tundi öösel und, et teed 4-5 ööd ära, siis on vaja üks 8 tundi ära magada, ja siis saad jälle tõmmata niimoodi, et lisaks siis nagu tööle ja hobile on veel tegelikult ju pere ka, kes samamoodi neid ei saa ka kuskile unarusse jätta, et võtad ka oma aja, et ongi siis kui tööpäev lõpeb, siis kuni need kõik magama saad, siis saad nagu hakata nagu muude asjadega tegelema. Et jah. Kaua sellise graafikuga nagu läbi ei põle või päris intensiivne ma kuulan niimoodi? Ei tea, selles mõttes, mul see und üldse nii palju vaja pole, et kui ma 8 tundi magan, siis ma tegelikult magan üle ja ma olen väsinud pärast. Et siuke 7 on tegelikult optimaalne. Siuke 5-6 tunniseid või 4 tunniseid unesid teha, siis vahepeal ikka niisugust pikka nädalavahetust vaja, kus nagu tegelikult väga midagi teha ei taha. Aga palju sa üldse näiteks nagu nädalas kulutad oma nii-öelda aega siis sellele autoajakirjandusele või oma blogile, et kas sul on nagu pandud mingisugune või ise endale mõeldud mingi graafik välja, et et ma nüüd esmaspäeva õhtuti teen või on sul mingi, et üle, ma ei tea, 24 tunni nädalas sellega ei tegele või? Ei ole pannud mingit piiranguid peale, et eks nagu teine pool aegalt siin ütleb küll, et kuule, et natuke palju oled seal vahepeal õhtuti arvuti taga või kuskil pildistamas või sõitmas või ega jah, mõtlen, et
sõltub nädalast. Mõnikord ongi see, et ütleme, kui vahepeal oledki väsinud ja siis nädal otsa väga midagi suurt ei toimetagi, aga samas mõni nädal ongi see, et ütleme, kui ma võtan kas ühe video tegemise, siis ütleme, filmimise alla läheb puhtalt koos selle kõige muu operatsiooniga kuskilt, võtad selle auto ja toimetad, siis siuke 4-6 tundi, 2 õhtut enne oled ettevalmistusi teinud, su käest materjali läbi lasknud, lugenud, teinud mingid märkmed endale ja siis kehvemal juhul pärast 4 õhtut jutti paned monteerimist. Aga selles mõttes, et ega sellega ongi see, et siuke paar-kolm tundi jaksad järjest monteerida, siis jookseb kett maha, kell on niikuinii väga palju juba selleks ajaks, et siis ongi see, et sellepärast hüppabki nagu mitmesse õhtusse, et ja ma arvan, et see viimane tund on siuke produktiivsus juba tegelikult langenud natuke kukub. Et seal on mingid trikid, mis aitavad, aga siis on järgmine tööl väga raske. Aga kui sa neid videoid teed, ma eeldan, et sa teed siis neid Autogeeniusele, neid nagu... Auto24 portaalile. Okei. Aga kui vahet ei ole, kas see on artikli või video näol on ju, et ma eeldan, et see käib umbes niimoodi, et sa kuskilt esindusest küsid auto ja siis mingiks perioodiks antakse, on ju. Ma ei tea, kas see on siis tavaliselt nagu päev, nädalavahetus. Ei ole päris see, vaata minu, ütleme, mis ma võtsin nagu videode teemaks just. Ja samamoodi ka nagu tegelikult sinna autolehte ongi pigem see kasutada autode segment. Et uute autodega on natuke seda, et nad on valdavalt kõik ühte nägu ja tegu. Sükeste väikeste nüanssidega, aga on muidugi jah, mingisuguseid kihvte asju vahepeal, aga ütleme, suur mass ikkagi on ju siuke tapeet on ju. Et see kasutatud autode maailm on natuke siuke põnevam. Et seal juba midagi on juhtunud, endal mingid hädad, viletsused, muud asjad küljes ja siis nendest rääkida on palju põnevam kui see, et mitu topshoidjat on ja kui kõrgel selle auto ekraan täpselt parasjagu paikneb. Et selles mõttes see nagu siuke nagu värvi rohkem. Aga need ei ole ju selles mõttes eraisikute kasutatud autod. Päriselt jah? Ahaa. On valdavalt jah. Et okei, see on juba põnevam. Aga kas siis, kuhu ma tahtsin jõuda, et kuidas siis on, et näiteks kas sa saad mingi nädalavahetuseks auto võtta ja siis, ma ei tea, kasutad seda näiteks võimalust, et siis saadki kohe kasutada, proovida, et kuidas perega sellise autoga reisida on kuskile ja siis... päris nii süvitsi tegelikult ei lähe, sest et ütleme, uute autodega on kui see võtad pere peale, et käite mingi pikema sõidu. Just siin nädalavahetusel käisin Hiiumaal, et proovida, kuidas maanteel uus Superb sõidab. Sest varase kogemus oli ainult nagu tagaistmel ja viiud peale, et siis tahtsid teada, kuidas seal rooli taga ikkagi on asi. Et siis on sellised pikaajalised testid, aga ütleme, nende artiklite ja videode jaoks ikkagi lepid kokku kellegiga, otsid kaevad välja kuskilt mingi kontakti ja ütleme, ongi siis mingi aja sõidad natukene ja siis ütleme, valdav ikkagi aeg läheb filmimise alla, et tegelikult on siuke suurem taustatöö on eelnevalt ära tehtud, võib-olla varem eelnevalt sõid samasuguse autoga, et tegelikult juba teada, et selle konkreetse isendiga võib-olla, mul ei olegi vaja palju sõita, et tean juba, mida ta kujutab endast. Et ja samamoodi tegelikult nende kunagiste Autogeeniuse artiklitega, et need olid kõik eraisikud autod ja igavatest autodest tahad kirjutada, siis küsisid siuksed mingisugused Nissan GT-R ja mingid Cayenne Turbos ja mingid siuksed AMG Mersusi prooviks ja tihtipeale polnud kaskosi ka nendele. Et sa nagu laenad eraisikult siukse auto, siis mõtled ka, et sõitsidki niimoodi, et vaatad ristmikul igaks juhuks 6 korda igale poole. Et ma ei taha ära osta katkist autot pärast. Aga kohe tahan selle teemaga edasi veel minna, seal tuli huvitavaid mõtteid, aga mis ma tahtsin küsida, et kui sa ütlesid, et sa oled mõnikord võtnud ja nädalavahetuseks auto, et sinu selle filmimise artikli kirjutamisega, et kuidas see pere ootab kõrval, kuni ma võtan siit ühe kaadri ja oodake, ma võtan siit ühe kaadri. Ei, pigem ma neid nagu sinna protsessi kaasa ei kisu, sest et mul lapsed on suhteliselt väiksed veel, siis see kannatuse level on, neil on, et siis mõnikord harva, kui kuskil teed mingisuguse pildi või klõpsu, et pigem ikkagi mulle meeldibki, lähed oma ette toimetad, võtad selle ajad, et ma olen siin mingi 3 tundi kadunud kuskil vahepeal, et käin mingid pildid või klipid ära. Et jah, päris perega koos see asi nagu ei toimiks jah, et küll mõnikord ma olen mõnda klippi teinud nii, et ma olen a la lastest kedagi kaasanud korra, et mäletan Mazda MX-5 oli see uus või mingi 3. facelift või mitmest ta nüüd oli siin eelmine aasta ja siis ma tahtsin nagu pagasiruumi demonstreerida, siis mul poiss oli 5 parasjagu, siis nüüd hüppad sisse, et ma teen lahti ja näitan, kus välja hüppad sealt.
ja siis oligi, et tegin lahti korra, hüppab välja, et noh, kui see ruumi on, et ei kitsas on ja siis noh, pidi nagu vaikselt kinni panema, et teil läks õhu avasin või see valgus, et noh, te ei kardaks, aga noh, filmimise käigus teeb plats kinni. Aga samas pead oma jutu lõpuni rääkima, et noh, ei taht pooleli jätta, kuuled, karjub seal sees, et lähed edasi. Et siis noh, õnneks nagu kaua ei pidanud olema, et sihuke mingi 20 sekki, aga noh, see oli ikkagi piisav tähendab, et nagu, ta rohkem ei tahtnud enam. Laps enam ei ole nõus. Ei no selles mõttes, et noh, ikkagi nagu jah. No samas teistpidi jälle neid liiga palju kuskile pigem pilti ei paneks ka. Aga kuidas see autode valik sulle on? Kas sulle tuleb mingisugune tellimusena ette või ise valid või toimetusest või kust need nagu tulevad? On olnud erinevad variante. No, ütleme, autolehte on olnud ka nii, et ma olen ise pakkunud välja mingid variantid, et eks sellest autost ja teinekord on see, et neil on endal mingi mõte, et kuule, et noh, praegu on siuke auto, et viimati oligi see teise põlvkonnaga see Panamera. Mulle siuksest autost meeldib kirjutada, millest on nagu kirjutada. Kui keegi ütleks, et võtsid võtta see Kia Rio ja pane paar rida ja siis on siuke, et noh, paar korda olen proovinud, aga siis kuidagi see mõte ei lähe käima või kuidagi ei saa ennast sinna lainel, et mingisugust X-faktorit seal autos võib olema, siis nagu kuidagi hakkab peaga tööle kohe. Ilmselt sellel, mitte et nüüd see Kia Rio hullult halb oleks, et võib-olla meil on mõni vaataja, kellel on, aga lihtsalt, et võib-olla selle auto sihtgrupp nagu ei vaata ka niimoodi selliseid saateid ja selliseid asju, et nojah, see auto huvi on tõenäoliselt nagu leigem. Et seda küll, aga noh, ütleme, uute autodega on tihtipeale ka see, et noh, esindus ise on pakkunud mõnikord, et just siin oligi viimased 2 oligi vist uus CLA Mersu elektrikas. Et see just tuli, et siis sai seda proovida, et see oli ka siuke juba autol on range'i, mis mulle meeldib, et vaikselt võib mõelda, et elektriauto isegi on kasutatav. Ja MG-d sai nüüd proovida ka siin eelmine nädalavahetus või üle-eelmine või mis ta oli. Aga noh, mõnikord on see, et ikkagi ise helistada ja küsida, kui ma tahaks nüüd sellest ja pilti teha, filmida. Täitsa niimoodi kuulutuse, leiad mingi kuulutuse ja siis selle peale helistad? Ja mõtlen esindustega. Aga ütleme jah, et eks ma olen ka tegelikult mõnikord ka niimoodi kuulutuste peale nagu inimesed tüüdanud, et kuidas siis nagu reageerivad, et või? Ei noh, selles mõttes kuidagi senimaani viisakalt, et alati küll ei saa kaubale, aga no, eks mul suuremad on see, et ega see ajagraafik on ka nii random, et ilm peab klappima, endal peab kogu see kalender kokku minema, siis selle auto omanikuga peab kalender kokku minema, et siin mul oligi siin üks video nüüd, siin läks üles mingi kuu tagasi või. On siuke auto nagu Dodge Ram SRT10 2004, mis on siis Viperi mootoriga. Tullult äge asi ja siis mul korra mõtlesin, et okei, mul selle kokkuleppel olemas, aga jube äge läks saada sinna ikkagi Viper ka kõrvale. Et nagu noh, introsse vähemalt. Ja siis mäletasin ühel autoüritusel oli üks punane Viper ja siis hakkasid jälgi ajama ja lõpuks isegi jõudsin kontaktini ja omanik oli täitsa nõus. Ainuke asi oligi see, et noh, lõpuks need kõikide kalendrid lihtsalt ei sobinud kokku, et noh, oleks saanud päeva edasi nihutada, oleks kõigile sobinud, aga siis saades vihma. Ja siis noh, jäi ta sinna sisse panemata, et see oleks nagu väga magus olnud, et saad nagu 2 sükest väga erilist ja eksootilist autot ühte videosse kokku. Et tegelikult noh, ütleme, meil on ju siin Eestis ikkagi tegelikult väga palju selliseid ägedaid autos inimestel. Et ja üldjuhul reeglina, mis mulle meeldib, on see, et kellel on siuke eriline auto, siis ta on pigem on nõus seda ka nagu näitama, mis on nagu tore. Mitte alati, aga pigem on nõus, et see on väga kihvt, et ei hoita kuskil endal keldris seda või garaažis peidus 10 küünega, et keegi näeks. Et senimaani jah, et valdavalt ikkagi, kui ma olen uurinud, siis pigem on nagu jah tulnud, aga see ajaline pool on see põhihäda jah, et aga kui jätta nüüd sinu enda need 100 autot kõrvale, et mis nii-öelda siis sealt kasutatud autodest, mida sa nagu testinud oled, on nagu kõige hirmsam olnud selles mõttes, et kas ta on nii võimas või ta on nii kallis või on nagu sa tunned, et või... Üks auto oli. See oli üks autosõiduüritus, siuke kinnised teed. Ehk siis sõideti kiiresti. Suletud teed, siuksed liiklust ei ole. Ja et sa tead, et sul keegi vastu ei tule, sul ei lähe load ära, mitte midagi, kõik on nagu korras. Ja see oli üks rahvaralliks kohandatud Mitsubishi Evo 8,5 siis nii-öelda. Ehk siis 8 kerel oli 9 tehnika vahele pandud.
hobujõude niimoodi hinnanguselt 420, sport, need Kriegeri kruusamordid all, kruusaseades ja need asfaldid hästi käänulisi teid. Ja noh, sealt kõik ju üleliigne välja loobitud, siis see müra on nii hullumeelne selline. Ja ma arvan, et see oli mul siuke, kus nagu ikkagi elu kõige hirmsam autosid kindlasti. Et seal oli roolis oli juba sõge olla, et noh, ega seal läksid suht põhjagaasiga, et seal viimane käik lõppes 230 peal vist. Ja siis, kes mul see kaaspiloot oli, siis ta arvas, et ta tahaks ka mingit lõiku sõita. Ja see oli veel vastikum osa. Ja. Täpselt ei tea, kui nagu pädev ta roolis on, ja siis kummutab ja tallab, et siis see oli siuke, et noh, tõenäoliselt kõige hirmsam. Ja samas nagu vastupidiselt selles mõttes kõige igavam auto oli näiteks Nissan GT-R. Jah? Sul on vaja nagu ringrada või siis mingit väga siukest teed või suuri kiiruse, et see läged hakkaks, sest et noh, ütleme 200-ga sõites nagu sõidaks poodi leiva järgi. Ainult selle järgi saad aru, et kiirus on suur, kui vaatad, et kõrval see hoiab nagu ukse käedust kinni ja näost valge, et see vait jäänud mõneks ajaks, et siis said aru, et hoogan. Mis selle auto kaal üldse on? Üle 2 tunni just. No võt sellepärast, minu juurest ma olen... Aga ta on nii stabiilne, et no sõida lihtsalt. See on suur ja raske auto. Ja ma seda mõtlengi, et raske auto. Mingit hoogu ei olekski. Raske autoga on see, et sa ei saa aru, mis see hoog on, kui sa just spidokat ei vaata. Mingi hetk oli ka vaatasid nagu, et kurvis 200, et noh, numbri poolest palju, aga tunnet või siuke, et rahulikult sõidad siin nagu... Aga see on midagi huvitav, vaata ju arvaks, et noh, et üliäge auto ja igate pidi on ja... Tehniliselt üliäge asi on, aga sõita oli nagu pagana igave. Jah, et emotsioon nagu selline on, see on huvitav, jah. Ja vähemalt tavalise tee peal. Et ilmselt, kui kuskil Alpides mööda serpentiine lasta... No ütleme, kui tee on juba siuke, siis tegelikult noh, et... seal võib juba päris hirmus selle küll. Seal on niipidi juba see. Samamoodi ma sõitsin siin nüüd hiljuti BMW M2-ga. Ja tee oli lihtsalt selline, et noh, et seal tegelikult 90-ga oli lubatud, aga enamus autodega nagu ei tahaks sõita. Et siis juba said tegelikult siukse nagu legaalse kiiruse juures päris siukse nagu funny kogemuse. Oota, aga M2 on nelikveoline või tagavedu? Okay. Et see oli ka siuke lõbus aparaat. Aga sul sealt nagu läbi ei käi mingisugused, ma ei tea, vanem X5 või diisel, mingid siuksed asju sa ei tee? Pigem ikka nagu... Ei, selles mõttes nagu... miks mitte, et noh, ütleme mingisuguseks videoks või selleks on nagu need täitsa okeid, et noh, ma isegi olen mõelnud, et see esimese põlvkonna X5 tegelikult oleks väga hea materjal. Täna küll juba, ma arvan. Esiteks neid on palju, veel tänaseni nad on popid ja need hädade hulka seal nagu noh, ma arvan, et sa võid seal nagu terve tapeedi täis kirjutada potentsiaalseid nagu nii-öelda hädasi, mis seal kaasa võib tulla. See oleks huvitav, need peamised, või noh, see sihtgrupp, need huvilised, need kindlasti vaataks. Oh ja, mul on samamoodi, sama kuusepuu on seal ees, täpselt sama. Aga selles mõttes vaata, need kasutatud ongi see, et isegi noh, ütleme enda nii-öelda sotsiaalmeedia kanalitesse midagi postitad, siis kui inimesel on endal olnud, siis tal tekib rohkem vaata nagu kuidagi ka mingi seotus selle looga või ta loeb parem meelega või noh, kellegi tuttav on olnud või ta on korra sõit sellega, et noh, kui sa uuest autos keerutad, siis kõik vaatad, tore küll, et aga mis on kõige vanemalt näiteks auto, mis sa oled niimoodi seal katsetada saanud? Hea küsimus, ma kohe nagu ei meenu. Ma peaaegu oleksin ühe video jaoks kõige esimese SL Mersu saanud. See äkki 60 aasta oma. Ja mingi 70-ndatest mingid või 60 midagi, üks Audi. See kunagi proovitud. Aga ütleme, päris vanadega on siuke teistpidi, et need on äge vaadata, sõita, võib-olla mitte nii tore, et tahad olla siuke nagu natuke rohkem siuke muuseumi. No, ma mõtlen just mingid need vanad Audid, kupeed, Audi 1000, V8 või... No need ei ole nii vanad, need on ju 80-ndastest. Ma mõtlesin, et sa... No, jah, okei. Aga nad on selles mõistes ikkagi, et nagu minu arust tänapäeva jaoks ikkagi vanad autod, mis on siuksed old schoolid ja veidi legendaarsed võib-olla, et noh, oleks ka päris kift või... Ja need, mis käivad laitses seal... Oldtimeril, jah. Jah, liiga palju ütleme nende jaoks ajakirjanduslikus mõttes või selles mõttes pole nagu väga palju kokku puutunud. Aga kõige põnev on küsimus, Challengeri oled proovinud? Challengeri? Olen. Asking for a friend. olen otse suunas, see oli väga tore. Ja siis ma läksin kurvilise tee peale, siis võttis ettevaatlikuks natukene.
et siis ma ei tundnud ennast kuidagi nagu kindlalt roolis. aga huvitav, ma nagu seda videokujul ei, see ei olnudki videokujul, see oli, ma arvan, siuke 3-4 aastat tagasi ja kasutatud autoloona Autogeeniusesse. aga see videokujul. Eestis on vähemalt nüüd juba äkki mingi 150 kindlat seda vaatajat selle peale, ma tean. et ma olen mõelnud küll, et võtta nagu mingeid usakaid ka vahepeal sisse võtsin. Et kindlasti, mis on väga popp, on võtad mingisugune 15-16 aastat Dodge Rami ja siis ma arvan, seda vaatajaskonda on seal ka üksjagu. Tead, ma ei usu, ta on ikkagi suhteliselt tavaline auto, kui ta just ei ole siis nagu... Aga mingil veidral põhjusel see on nii paljude inimeste fantaasiaks see RAM, et ma ei... Mingil põhjusel küll. Mingil põhjusel on, jah. Sest et ta on suur, vaata. V8 ja lõriseb, jah. Jah. Et ma korra samamoodi ühe artikli jaoks sõitsin selle kasutatud RAM-iga. Võiski olla siuke 15-16 aasta oma. Ja seal roolis nagu tajusid seda inimeste vihkamist, nagu see oli meeleta. Sõidad, siis kõik vahivad niimoodi, nagu alt kulmu niimoodi ja näed, põrnitsevad, et siuke, et miks sa sõidad sellega, miks sa pead sellega sõitma. Et seda nagu kuidagi hästi palju oli liikluses. Linnas on ju hea sõita, sa näed kõigist üle, keegi ei poe sulle külje alla. Ei no maanteel on ka hea, keegi tiksub ees, kohe tõmbab ilusti eest ära. Prismas on parkida super hea. üle 4 koha. Põhimõtteliselt, jah. Et kui konks juba läheb üle tagumisjoone, siis kogu nina on veel alles seal tee peal põhimõtteliselt. Ja. Tööautona nagu väga okei, ütleme, kui sa pead. Tead, ma olen, või me oleme Henriga arutanud, et RAM tööautona, ma ei kujuta ette, et ta on nagu millise töö jaoks. Kui sa oled ehituse peal, siis see buss on praktiline. Vaata see RAM-il ikkagi seal... Sa oled siuke projektijuht, vaata, see päris nagu kogu aeg neid segukotti ise ei pea tassima, aga sul on vaja see kaader viia vahepeal kuskil ühe objektilt teisele, mitte mingisugune 30 inimest korraga või natukene, aga tahad mugavust ka saada, siis nagu need asjad on vaata koos. Et vajadused midagi kasti panna, samas sul see nagu juhi koht on mugav, sõita on nagu tegelikult. Aga mulle endale tundub, et kui mingid lapsed on, jalgrattad on, kuhu sa need paned, vankri paned sinna kasti, selle koormerihmaga kinni, et siuksed nagu... Et ma ei ole aru saanud, et mis tema võlu täpselt, mulle endale ka meeldib tõesti nagu lahe, kõrge, hea mootor üldiselt, aga jah, et see... Eks ta on siuke natuke mingi ikooni staatuses ka siiski, et eks see ka nagu töötab ilmselt. Aga jah, ennast ei näeks, et ostaks siukest asja. Ma ei saa, mul mahuks koju ära küsimist. Parkimiskoht on päris kitsas selle. Aga siis veel näiteks, mis auto sind üllatanud on, et sa eeldasid sellest autost mingit, või ei olnudki eeldust, aga siis kui sõitmas käisid või nägid seda lähemalt, et näiteks enne olnud, et siis vau, okei, sellel autol on potentsiaali. Kui nüüd väga hiljutisest võtta, siin proovisin seda uut MG elektrikat. Pildi pealt vaatasid siuke natuke see, oleks võinud disainiga vaeva näha sellega. Seda sportautot? Ei, mingid linnamaasturid. Okay. Ja vaatad see hinnaklassi, siis nagu ta väga palju maksab. Ja mul üks sarnane pistik hübriid oli mõned aastad tagasi, oli Rendikaks välismaal. Ja mõtlesin, et kes see või miks ostab, ei saanud aru. Ja nüüd sõitsid elektrikaga ja seal oli küll paar niisugust asja nagu vau-efekti, et esiteks helisüsteem, jube puhas, tõesti väga puhas. Kuni sinnamaani, kuni pass nagu sekkus, siis see polsterdus on ikkagi see 35 000 eurot, nagu see auto maksab. Et see oli väga hea ja mingid nüansid veel olid siuksed vaatasid ka nagu, et täitsa nagu sa ei oodanud sellest hinnaklassist siuksed nagu häid lahendusi või häid variante. Ja mäletan, mis üllatas veel oli see uus GLS Mersu. Siuke põlluvahetee oli. Kus ütleme, sõidad 10-20 kilti tunnis. Siuke mulla tee põhimõtteliselt. Ja korra tahtsin kõrval inimesest ehmatada ja kiirendasin niimoodi 100-ni seal tee peal. Ja see auto lihtsalt hõljus, nagu poleks, nagu selleks asfalt tee peal. Et vedrustust triiks kõik selle asja nii puhtalt ära, et see nagu vaatasid, et mis siin toimub nüüd. Et see oli siuke äge üllatus. Selle peale ma olen seda mõnes episoodis vist maininud, et kuidas minu isa õpetas mind sõitma, et kui tee on liiga auklik, siis sa pead hästi kiiresti sõitma, et siis see inertsist sõidad üle auku. Aga see on siuke koht, et seal nagu ei ole võimalik seda teha, aga oli. Kuidagi, ütleme, mõne teise autoga oleks seal ilmselt nagu heledad püksid saanud siin kollast renti peale natukene, et aga seal täitsa siuke.
aga no kui me tohime sinuga sellest teemast rääkida, kui ei tohi, siis lõika välja, aga elektriautod versus sisepõlemismootoriga autod ja mitte, et siin mingisugust vaidlust tekitada, vaid lihtsalt, et nagu mis sina näed siis, et mis, kuna sa ju oled kasutanud, oled omanud, on ju, et elektriautod ma omanud ei ole. Ei ole? Ei ole. Liiga uus tehnoloogia veel vaata. Mul on pigem vanemad autod natukene. Aga proovinud olen küll. Noh, kui need tulid algus, siis tundus ikka siuke witchcraft, et nagu mis tulete siin kristlust toomas ja paganate maale, et tulge minema ja tõrvikuga taga neid. Aga ütleme, kui neil juba tegelikult sõidu kõige suurem asi on see, et alguses nad olid mega inetud kõik. Nad tehti ju nagu ma ei tea kellele, et nad pidid välja nägema siuksed, et sa saad kaugelt aru, et see on mingisugune veidrik elektriautoga. Et nad läinud juba tegelikult ju nad on autodeks muutunud selles mõttes, et nad näevad välja nagu autod, sõidavad nagu autod ja juba on nagu seda sõiduulatus ka tekkinud. Et ma tegelikult siin enne mainisin, et käisin täitsa uue selle Taycaniga siin Saaremaal. Ja mul on üks praegu siuke oma sellest autolistist on siuke auto, mis on hea kalibraator. Et viid selle esinduse ette reedel ära, võta sealt ema auto ja siis istud esmaspäeviku sinna oma autosse tagasi. Et see emotsioon, mis enda autosse istudes tekib, see näitab hästi, kuidas see nagu proovitud auto oli. Ja ütleme, kui sinna Taycanist istusid sinna oma PT Cruiserisse, siis ikka nagu ma ikkagi vandusin ja ropendasin kõva häälega tükk aega, et ikkagi nagu põhimõtteliselt olin valmis ka nutma hakkama. See lihtsalt oli äge auto. Tõesti nagu siuke, mõtlesin, et andke ja ma sõidan hea meelega sellega elektriautoga. Et esiteks juba range on siuke tal reaalselt 400 pluss juba pannatab ära sõita. Tehas lubab küll 6 sotti, aga no sa ikka kasutad mingid videoid ja funktsioone. Ja pluss sõitleb, kuidas sõidad. Et siis on juba siuke, et sa saad nagu ühe jutiga juba Eesti piires juba ühe otsa teha nagu ilma laadimata täitsa ilusti ära. Ja võib-olla ka tagasi tulla ilma laadimata. Ja kõik muu seal ümber ka oli nagu väga tipp-topp. Et teise autona ma olen mõelnud tegelikult linnas ülimõnus sõita. Täna on veel see bussiridade lõbu ka, ma ei tea kui kauaks. Kas see ära ei kadunud juba või? Veel ei ole ka. Veel ei ole kadunud, jah. Mingid lõigud on, kus ei tohi juba, aga ütleme valdalt võid. Et siin oligi elektri, ikka hommik võid ju lapsed tema autoga kooli ka jälle. Ja siis panid üle selle Pärnu maantee veduktid, et sellest kogu sellest seltskonnast mööda. See oli ikka siuke, kui muidu lähed siuke veerandtundi ots, siis ma olin nagu selle veerandtunniga tagasi kodus. Et edasi-tagasi lõigu ära teinud. Et siuke väike pluss, aga see ilmselgelt nagu pikalt ei püsi, et mida rohkem neid tuleb, siis tänast see privileeg võetakse maa. Aga need uutega nagu see sõitmine on tehtud ka nagu meeletult lihtsaks. Sa lähed istud sisse, kõik on niikuinii juba ammu, kiiles ka bensukatel. Keerad pöpsti vaja selle nii-öelda, ma ei tea, ei saa öelda käigu sisse, ma ei tea, kuidas nimetatakse üldse. Liikumissuuna valid siin. Ma ei tea, mis ta peaks olema. Et klõps ja lähed ja ta on siuke kohen see moment, ta on kiirendab nii sujuvalt, nii mõnusalt, et siuke igapäeva nii-öelda mingiks linnasise tarbimiseks väga fine. Et siis kõrval on see teine, ütleme, kas mingi V8 või mingi muu asi, millest käid ja naudid vahepeal. Heatujuauto ka, et mis ei ole nagu siuke tarbesõiduk. Ja samas nagu sellest Taycanil mul see meeldis, see oli nagu need asjad nagu suht hästi ka kokku pandud, et tegelikult sellega oli sõita ka nagu pagana lõbus. Eks Porsche nagu oskab päris autos ikka teha, et paljud elektriauto tootjad ongi teinud see poolrehkenduse, et kiirendab nagu segane, aga siis tulevad kurvid ja siis seal nagu lõbus ei ole enam. Et sellega oli kõik see nagu kogu komplekt nagu olemas põhimõtteliselt. Aga jah, sellega ma olen nõus, et ja mulle meeldib see, et vähemalt nagu saksa tootjad ja sellised on teinud küll täiesti tavalise autona, et kui sa jah, eest sa näed umbes iluvõre järgi, et kas see on kinnine või lahtine, aga üldiselt ta näeb ikkagi nagu nende teine mingisugune seeria välja. Annad tootjad vahetasid lihtsalt jõuallika ära. Aga kui sa võtad siin mingi Tesla või mingisugused hiinlased, siis nemad hakkasid nagu jalgratast leiutama, et kvaliteet jõuab sinna, kus praegu või kus ameeriklased olid siuke 30 aastat tagasi, et ma ka ei ole nagu elektriauto otseselt vastane, et ma ütlen, et mulle need, kes on olnud enne autotootjad, et nad on nagu suutnud mingi osa autost ka jätta autosse, et ei ole ainult nutiseade nagu ratastel, vaid on täiesti auto, et selles mõttes on huvitav. Kuigi ma olen mõelnud, et tahaks teiega proovida selle Dodge'iga sõita, et seda küll Eestis ega Euroopas ei ole, see, mis nad tegid nüüd elektrika, võt see üks huvitav. Ainuke või kes on teinud ainult suuri sisepõlemismootoreid.
et noh, esimene elektrik. Kuidas neil nüüd see välja tuli? Ja. Kuigi juba räägivad, et nad lähevad tagasi V8 tootmise peale. Aga ütleme elektriautos kuidagi mingi tõrge mul Tesla suhtes, ma ei tea, miks see. See on võib-olla mingi see, et kõik üritavad või on üritanud vahepeal mingi ajuloputust teha, et või ajupesu. Võib-olla kuidagi sellega, mingisugune seltskond kuidagi. No, samas disaini poolest kuidagi nagu... ta on ju ilus Mazda 6 ju. See Model S, kui ta tuli algus, siis ta oli tegelikult siuke vaatasid, siuke ilusam Mazda 6 või siuke nagu värskem ja suurem. Ja need muud modelid siuke, ma ei tea, et ma siin Norras proovisin seda, see Model X on see tiibadega. Ja see Blade variant, mis siis 2,6 tegi või. Tore kiirendus küll, aga tegelikult see 3 korda ära ja siis ma ei tea. Ja ongi lõbu otsas. Pluss see, et mingi nupud või asjad praktiliselt puudusid, et siis kõik pidid kuskilt läbi selle ekraani ja see oli nagu õuduskuulis. Tollal oli ka mingitel esimestel Teslades vist oli see, et seda nagu juhipaneel üldse kõik toimus ainult selles keskkonsooli paneelis. Sellel ma ei mäleta, kas oli mingi riba seal või olnud juba. Ja minu arust, kas esimestel minidel oli samamoodi, et see spidokas oli vist seal keskel, mitte... Mingid Nissanid või asjad tegid ka seda, kus pandi kõik sinna keskele ja võtad ja see on ka teine veidrus, vaata, mis nagu... Üks asi, mida sul on väga vaja jälgida, on ju. See viiakse eest ära. Jah, see on siuke arusaamatu trend, et mulle tundub, et see nagu enam-vähem nagu mööda läinud, et väga vist ei harrastata sellist asja enam. Aga ütleme, see uus needus on ikkagi see, et nagu nupud kõik kaovad järjest, et kõik on järjest sinna ekraani. Mis nad võiks siis teha? Nad võiks panna mingisuguse asja, millega sa nagu ala nagu on hiir, vaata, sul arvutil. Aga ta ei pea olema mingi muu sarnase nagu lahendusega asi, et sa saad sellega vaata selle sõidu ajal kuskilt sealt midagi seal niimoodi aga hakkab tagasi tulema. Kas mitte BMW-l juba ei ole uus, see on nuppudega... BMW-l ei ole ära kadunudki. Ei olegi ära kadnud. Rullik oli kogu aeg. Üks asi on rullik ja teine asi on see, et tal ikkagi kliima ja raadio ja need asjad on kogu aeg nuppudega. Ega üldse vist tahavad tagasi tulla, sest inimestele nagu väga ei... Sest sakslased kaotasid, need Škoda ja Volker ja need kaotasid vahepeal ju see helitugevuse nuppu näiteks. Silitama seda armatuuri, et nagu miks? Et jah, selles mõttes. Aga enne kui me hakkame lõpetama järgmise episoodi ootusesse jääma, kas sul on seal nagu nendest proovitavatest autodest olnud midagi, mis peale proovimist vaat selle ma lähen ostan ära ja sa oled seda teinud näiteks? Mitu on olnud, mis ma olen mõelnud, et tahaks. Teistpidi on see, et minu põhiline häda on see, et need autod, mis mulle väga-väga meeldivad, nendel ei hakka hammas nagu mitte mingi valemiga peale. Ja siis ootad, kuni need natuke see vanemaks saavad. Et kas 5 aastat või 10 aastat, et siis nagu põhimõtteliselt, aga paketlist on päris pikk. Paketlist on pikk, et nii mõndagi tahaks sealt. Ja pigem see, et vaatad, kui see finants võimaldab ja eks mul kuidagi on siuke mingisugune põhimõtteline otsus olnud ka kogu aeg see, et ma päris uut ei taha juba sellepärast osta, et see hind kukub nii retsilt. Et siis kuidagi need, Excelis mul see asi ei tööta. Et jah, see emotsioon võib-olla, sa saad nagu päris uue auto, aga kas see on nagu väärt mingit 50 000 eurot, see, et said korra nagu poest välja sõita. Eriti kui me võtame need autod, mis meeldivad ja mis maksavad, et uuena on siuke, pigem hakkavad sealt 100 000 ja mõni läheb veel kaugele edasi. Et mul siin üks enda autodest oligi see, vaatasid nagu poe hind oli uuena 150 000 autol. Mina ostsin ta 5 aastat vanana, see oli üle 100 000 hinnast ära kadunud. Oi, väga suur. Et ütleme, ma võin ka 5 aastat vana autoga hea meelega sõita. Sellest loost on muideks meil blogis lugu nii uuena kui sellest antiautost. Väga hea on siin lõpetada ja järgmises episoodis anname teada, millest me siis rääkisime nüüd siin, mis auto see oli. Aga meil on tegelikult üks hea küsimus ka teile, mida te saate nädal aega pusida ja järgmisel nädalal siis avaldame, mis see vastus on. Aga küsimegi, et mis auto see on, millest me rääkisime, mis kaotas siis oma väärtust 100 000 euro võrra või? 5 aastaga. 5 aastaga. Et te leiate vastused nii ajakirjanduslikest artiklitest või siis Petrolheadsi blogipostitustest, et õigele vastajale anname 2 Petrolheadsi, 2 Petrolheadsi võtmehoidjat, nii et
kes viitsib tuulata, otsida, võib-olla teab ise kohe peast, siis kirjuta vastust alla. Aga aitäh sulle, Anti, tänase eest ja näeme meie siis järgmine neljapäev. Like, share, subscribe ja loomulikult täname taas kord oma toetajaid, kelleks on loomulikult Glassdrive ja Balter. Et minu arust ongi viimased hetked nüüd oma igasugused suvereffid vahetada talvereffide vastu ja vaatake oma talvereffide mustrid üle, et suur tõenäosus on, et on vaja uued osta. Ja esiklaasiga võiks ka uue esiklaasiga minna talvele vastu, et oleks selge pilt. Päike on õhtul madalal. Jah, just. Hea mõte. Nii et, tšau!